Tere tulemast jõuelektroonika meistriklassi. Täna räägime sellest, mis on jõuelektroonika muunduri sees, kuidas üldse elektrienergiat saab muundada, mis see siin impulssmuundur ja miks me peaksime kasutama selliseid muundureid nagu impulssmuundurid. Alustame võib-olla täitsa algusest, võtame, et meil on lihtsalt ülesanne muundada, langetada pinget, et meil on üks must kast, mille külge on ühendatud toiteplokk. Ütleme näiteks 100 volti. Ja mis siin kasti sees on, seda me ei tea, aga väljundis on meil koormus, joonistame lihtsalt ühe takisti koormuseks ja siis meie eesmärk oleks tagada, et siin väljundis UV oleks näiteks 60 volti. Küsimus on nüüd väga lihtne. Mis peab siin musta kasti sees olema, et me saaksime sisendpinge muundada 60 voldiks? Igaüks võib siin natuke mõelda. Ja väga õigesti mõtlesid need, kes pakkusid, et kõige lihtsam variant, et paneme siia sisse ühe reguleeritava takisti. Siin on meil terminalid. Ja reguleeritav takisti või reostat on siis selline takisti, mis liukontakti abil, mille takistuse väärtust saab muuta. Ja põhimõtteliselt, mida see takisti siin ahelas teeb, ta lihtsalt tekitab voolule väikese takistuse. Vool tuleb meil siit toiteallikast, läheb läbi takisti ja siin takisti peal tekib pingelang, pluss on siin, miinus siin, pinge langeb ja nüüd ei olegi vaja muud teha, kui tagada selline takistuse väärtus, et siin kasti sees tekiks meil 40 volti pingelang, mis annaks meile väljundisse ilusasti 60 volti. Ja see olekski kõige lihtsam elektrienergia muundur. Paraku, mis on nüüd selle asja miinus? Miinus on see, et kui me nüüd hakkame vaatama, mis selle muunduri kasutegur on, siis oletame, et meil siis voolu suurus, siin koormusvool on 10 amprit. No arvutame natukene. Vool on 10 amprit, väljund võimsus PV on meil siis, mis on võimsuse valem? Elektrilise võimsuse valem, võimsus võrdub pinge korda vool. U korda I saame 600 vatti. 600 vatti. Nüüd see sama vool 10 amprit tuleb siit läbi kasti, siin on meil ka 10 amprit ja B sisend oleks meil siis antud juhul loomulikult võrdne 1 kilovatiga, 1000 vatiga. 1 kilovatt. Ja mis siis nüüd põhiküsimus on? Põhiküsimus on see, et mis on kasutegur. 1 kilovatt sisse, 600 vatti väljundisse. Tundub, et see kasutegur väga hea olla ei saa. Mis oli kasuteguri valem? Kasuteguri valem kirjutame siis sinisega, et kasuteguri valem on meil väljundvõimsus jagatud sisendvõimsusega. Nüüd, et oleks, ja sisuliselt siis seda võib ka vahest on meil teada näiteks, vahest on meil teada ainult kaovõimsus, et teame, muunduris tekib 100 vatti kadusid, mis on kasutegur.
siis selle jaoks me võime seda valemit ka edasi lihtsustada ja näiteks kirjutada väljundvõimsuse asemel, see on meil sisendvõimsus miinus kaovõimsus, PK. PK kaod meil tekivad siin takisti peale antud juhul ja kaovõimsus on meil nüüd jällegi 10 amprit korda 40, saame 400 vatti. Et see on lihtsalt üks teine viis, kuidas kasutegurit arvutada sisendvõimsuse ja kaovõimsuse järgi. Et kirjutame selle ka siia üles igaks juhuks. Teinekord läheb tarvis. 1, nüüd saame lihtsustada 1 miinus kaovõimsus jagatud sisendvõimsusega. Nii et kõik valemid, kuidas kasutegurit erinevalt arvutada, on siin. Ja kokkuvõttes, kui me nüüd võtame väljundi, jagame sisendi võimsusega, siis me tegelikult saame 600 jagame siis 1000 vatiga ja saame 60% teiste sõnadega. 60% ei ole nüüd mingisugune hea kasutegur. Pigem see sarnaneb juba soojusmasinatele ja nagu me eelmises loengus rääkisime, jõuelektroonika eesmärgiks on võimalikult kõrge kasutegur, siis 60% nüüd seda tingimust kohe üldse ei rahulda ja selline muundur tegelikult, mis kaotab 40% oma energiast, ei sobi rakendustesse. Sisuliselt on see radiaator, mille kaasnähtuseks on ka pingelangetus väljundis. Nii et tegelikult me selliseid muundurid ei taha. Kuidas nüüd seda asja võiks aga teistmoodi läheneda, et kõigepealt, mis moodi meil üldse, seda muundurit võiks ju käsitleda ka kui näiteks veekraani. Ja võtame vee analoogi alati elektris kasutusele, sellepärast, et niimoodi on asju palju lihtsam seletada. No ütleme, et meil on siin üks veekraan ja kraanist jookseb vesi ja nüüd mida rohkem me seda kraani sujuvalt lahti keerame, loomulikult seda võimsamaks see veejuga läheb. Ja täpselt seda meil see muundur, sellist tüüpi muundur teebki. Reguleerime seda takistusväärtust sujuvalt liugkontakti abil ja pinge ka sujuvalt reguleerub. Selline muundur, seda kutsutakse lineaarseks reguleerimiseks või lineaarrežiimiks, kus pinge muutub sujuvalt ja reguleerimine käib ka sujuvalt. Nüüd nagu see muundurgi täpselt samamoodi selle veekraani kasutegur ei ole just eriti tõhus. Ja kuidas seda siis tõestada? Näiteks võtame siia kõrvale ühe teist laadi seadeldise, kuidas saaksime ka käed puhtaks pesta. Et kujutame ette näiteks sellist ämbrit ja millel on all väikene tila, mis siis liigutatakse üles ja alla. Ja põhimõtteliselt selline tila nüüd töötab sedasi, et kui me lükkame, see on nagu ventiil, lükkame selle ülesse, siis siit hakkab vesi voolama ja laseme lahti, siis see vesi katkeb. Nii et sisuliselt on meil tegu impulsskraaniga, et ta annab vett impulssidena. Aga vahet ei ole, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme, et paneme siia alla käed, et kas meil käed siis päeva lõpuks saavad puhtaks või ei saa. Et tegelikult ma arvan, et
kui kõik nüüd seda natuke ette kujutavad, siis vahet pole, tuleb see vesi impulssidena või sujuvalt, siis käed saavad ikkagi puhtaks. Ja tegelikult me võime isegi reguleerida seda, kui kiiresti me käed puhtaks saame. Lükkame seda tila üles kauemaks, ehk suurendame impulsi laiust, seda vee impulsi laiust, käed saavad kiiremini puhtaks. Nüüd erinevus võrreldes tavalise kraaniga loomulikult on siis see, et see ämber tühjeneb palju aeglasemalt ja ta on palju veesäästlikum ehk palju efektiivsem meetod vett kulutada. Kraanist vesi pidevalt voolab, teeme käed seebiseks, vesi voolab, hakkame loputama, vesi kogu aeg voolab. Siin seebitamise ja hõõrumise ajal vesi ei voola, asi on väga tõhus. Nüüd võikski loogiliselt mõelda, et mis oleks, kui me suudaks sellise impulsmeetodi rakendada ka jõuelektroonikasse. Et näiteks siis ehitame impulsmoonduri. Et ülesanne on sama, et me tahame väljundisse saada 60 volti ja ainult, et nüüd sinna kasti sisse me võiksime näiteks panna midagi muud. Näiteks paneme siia siis, et siin kasti sees on meil üks lüliti. Oletame, et meil on siin üks lüliti. Siin on meil kasti terminalid. Ja siin on asend 1. Siin on 0. Ja siit edasi on meil kõik sama. Sisendis on meil ikkagi toiteplokk, mis annab meile 100 volti. Ja väljundis on meil koormus, takisti, mis kasutab seda energiat. Ja teeme siis kasti ka ümber, et see on siis see must kast. Tegelikult on ta siit kohast. Nii. Ja mis siin nüüd on teistmoodi? Siin on meil nüüd sujuva takistuse ja sujuva reguleerimise asemel on siin muunduri kasti sees hoopiski üks lüliti, mis tekitab meil impulsid. Ja milline see väljundpinge on? Väljundpinge on meil siis umbes täpselt sellise kujuga. Kui see lülitin asendis 0, siis on pinge 0 ja kui ta läheb asendisse 1, siis on meil pinge, siin on asend 1, siin on asend 0, siis on pinge 1. Nii, et põhimõtteliselt meil tekib sellise impulsi korral nelinurkne pinge väljundisse. Okei, aga kuidas nüüd saab pinget reguleerida? Kuidas me saame 100 voldist selle 60 volti siia väljundisse. Siia ka tahame saada 60 volti. No selleks tuleb nüüd lihtsalt seda impulsi laiust reguleerida, sellepärast, et mis siis muutub? Siis muutub see impulsside keskväärtus. Ja antud juhul, kui me tahame saada 60 volti, mis on 100 moodustab 60%, siis järelikult meil oleks vaja sellist impulssi, mis oleks natuke, siin on meil pool, see on periood. Pool perioodi on siin, ütleme, et 60 on kuskil siin. Niimoodi siin on periood pool. Sellised impulsid, mille suhteline kestus on siis 0,6 perioodi suhtes. Ja sellisel juhul siis meil väljundis, kui me nüüd vaatame seda pinge keskväärtust, siis see võiks olla nii, nagu see punktiirjoon siin 60 volti. Nii et tuleb välja, et sama analoog viies jõuelektroonikasse, muundurisse elektroonikasse toimiks. Me saame impulsi laiusega muuta väljundpinge keskväärtust. Nüüd kõik on tore, ainult et üks asi on siin veel halvasti, nimelt ükski koormus ei taha sellise impulsikujulist pinget.
ta lihtsalt sellega ei tööta, lähevad rikki isegi seadmed, aku näiteks sellise impulsspingega meil eriti ei taha laadida, aku eluiga võib kannatada saada. Nii et meil on siin skeemis puudu üks oluline komponent. Kuidas me saame nendest impulssidest lahti? Selleks on meil vaja siia juurde lisada veel üks kast. Ja selle kasti sees asub filter, tähistame F-iga. Kui me paneme siia filtri, siis me tegelikult seesama 0,6 impulsilaiusega pinge muutub, siis filter sisuliselt silub selle ära ja meil tulevad siis mingisugused sellised, väikene pulsatsioon, aga väikene pulsatsioon jääb, siin on periood. Aga sisuliselt on ilus ikkagi silutud alalispinge, 60 volti. Nii et impulsside abil on võimalik energiat samuti muundada ja nüüd on ainult küsimus, et kumb siis on tõhusam. Kas selline impulssmuundur, töötame impulsside abil koos filtriga, või siis sujuv reguleerimine või lineaarmuundur. Ja et selleks, et sellest nüüd aru saada, siis kujutame ette, missugune näeb välja see ideaalne lüliti, mis siin muunduri sees neid impulsse tekitab. Ideaalne lüliti on meil siis selline lüliti, kus ei teki päripingelangu ja kui ta on avatud, siis mis siis olukord on, siis meil on pinge olemas, pinge ei ole 0, aga vool läbi lüliti võrdub 0-ga, millega võrdub siis kaovõimsus, sest et kadu tekib alati lülitis, kõige suurem kadu. Nüüd U korda I annab meile PK ehk kaovõimsus annab 0. Okei, nüüd vaatame, kui see lüliti on kinni. Siis meil tekib olukord, kus pinge läheb 0, sellepärast et ideaalne lüliti pingelangu ei tekita. Pinge on 0, vool nüüd ei võrdu 0-ga, aga mis on kaoenergiaga, kaovõimsusega kaovõimsus, kuna U on 0, siis kaovõimsus ikkagi võrdub 0-ga. Ja siit ongi kogu asja mõte, aga mis siis, kui me paneme selle lüliti nüüd mingisuguse fikseeritud sagedusega ehk konstantse perioodiga sisse välja lülitama. Joonistame selle lüliti natukene teistmoodi, et põhimõtteliselt on meil lüliti ja ta hakkab sisse välja kiiresti lülitama ehk need impulsse tekitama, siis kogu aeg on meil kas vool 0 või pinge 0 ja tulemuseks siis kaovõimsus ideaalses lülitis on 0 ja impulssmuunduri kasutegur on 100%. Ja kui me nüüd tõstame selle asja pärismuundurisse ümber, siis pärismuunduris loomulikult meil ideaalsed lüliteid ei ole, ideaalsed komponenti ei ole. Siin ikkagi see vool ei ole ütleme niimoodi, et see pinge ei ole kunagi päris 0, vaid seal tekib väike pingelang, aga ainult väike. Nii et igal juhul seda tüüpi muunduri siis kasutegur on saavutatav täiesti vabalt üle 90%, 90 kuni 99% on täiesti normaalne kasutegur sellistele impulssmuunduritele ja see ongi jõuelektroonika põhiline eesmärk, saavutada kõrge kasutegur. Järelikult jõuelektroonika muundurid on impulssmuundurid. Nii et kokkuvõttes siis jõuelektroonikas lineaarseid muundureid ei kasutata, see ei ole jõuelektroonika muundur. Tänapäeva mõistes impulssmuundur on jõuelektroonika muundur ja kõik meie toiteblokid, telekates, mobiilsetes seadmetes
töötavad impulsside abil ja eesmärgiks siis saavutada võimalikult kõrge kasutegur. Tänan kuulamast ja püsige lainel!